100,7 megahertsi. Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Kuupäev on ilus 11.25 kirjutades numbritega, kellaaeg on veel parem, 8 läbi paar minutit on Eesti aeg siin käimas ja Eesti Vabariigis toimub raadiosaade lõunapoolses otsas, kus on eriti joviaalne, heatujuline Heimar Lenk stuudiosse istuma prantsatanud suure ütleme stsenaariumiga isegi, mis tal on ette võetud ja kavatseb meile nüüd peale väikest vahepausi üht kui teist rääkida. Kus Heimar olid siis? Käisid palmi all suve pikendamas, võib-olla siin raadios tükk aega näha olnud. Tere hommikust, head kuulajad, Kaguraadio kuulajad ja kõik, kes meid kuulavad ja kaasa mõtlevad ja kaasamõtlejad ja kaaskannatajad, ma ütleksin ka. Et mina olen kogu aeg siin Põlvas siin vihma all olnud, aga ma tean, et meie raadiodirektor puhkas palmide all. Sellepärast ei saanud olla. Mind ei kutsutud, uks oli lukus. Sa tead, kus võtti asub? ei tea. No raadio on alati lahti kõigile, nagu kirik, nii peab olema raadio alati lahti, igaüks võib sisse astuda. Ja meil on hea meel, kui inimesed tulevad ja tahavad rääkida ja mure kurta või kedagi õnnitleda ja nii et tulge ikka ja olge ikka. Aga ma tahtsin lisaks, sa ütlesid, täna on huvitav kuupäev 11.11.25 tähendab ja 8.00 või 8.02 me alustasime saadet, aga tulevastele põlvedele, kes leiavad meie raadio tänase saate helifaili kuskilt mäekurust või kuhugi niimoodi kivi alla jäänud pärast seda, kui on juba olnud ei tea kui palju õnnetusi või tuumasõdasid vahepeal, leiavad üles, tahavad kuulata, siis nendele ma ütlen, et täna oli sel päeval 11.11.25 kalendris teisipäeva. Järgmistele põlvedele, ta teaksid seda. Ja järgmistele põlvedele ka veel, kui näiteks 50 või 100 aasta pärast arvatakse, et 100 aasta pärast loetakse tihtipeale samu raamatuid, ma kuulsin üks päev, mis oli 100 aastat tagasi. Et vahepeal nagu võib-olla kaob ära, näiteks siin praegu noorte seas enam ei ole Tammsaare võib-olla nii populaarne, aga võib-olla 100 aasta pärast on ta taas päevakorras. Et ajaloos pidid sellised võnked olema. No võib-olla meid ka kuulatakse ja järgmistele põlvedele ma tahangi kohe, et nad saaksid aru, millises keskkonnas või millises õhustikus või atmosfääris me elasime, millest me rääkisime, millest meil kirjutati ja ma ei tea, kas siis 100 aasta pärast kirjutatakse arvutis ainult või ka sulepeaga, ma ei oska öelda, aga igal juhul meie ajal 2025 teisipäeval 11.11 olid Eesti ajakirjanduses järgmised pealkirjad ja vaatame siis, saame teada, milline see õhkkond Eestis oli. Ja ma loen ette mõningad pealkirjad eilsetest üleeilsetest ajalehtedest ja ka siis elektronpostist. Riigikontrolli juht Janar Holm ütles, Eestit juhitakse nagu pankroti eelset ettevõtet. Riigikogu liige Mart Helme ütles, see, kuidas meie riigis pensionäridega käitutakse, on lihtsalt häbiväärne. Ja kena noor üliõpilane Laura, tema on Tartu Ülikoolis, tema kirjutas niimoodi ajakirjanduses. Unistus iseseisvast elust ja majanduslikust vabadusest jääb paljudele Eestile noortele kättesaamatuks, sest lihtsalt vaesus on ümberringi. Seda ütleb siis meil üliõpilane, kes peaks olema eesrindliku mõtlemisega. Riigikogu liige Peeter Ernits käratab. Eesti riik andis puuetega inimestele toetusena juurde vaid 15 senti ehk 3 tikudoosi võrra parema elu.
Ja siis on veel niimoodi, et meil Toiduliidu juht Sirje Potissepp, kes tihtipeale raadios esineb, tema ütleb niimoodi: Eesti toiduhindade kasv on Euroopa riikide kiiremate seas. Vaat sellised pealkirjad järgmistele põlvedele ja ka tänastele kuulajatele, niisugused on, me valime muidugi nad välja, me neid hõissa pealkirju siin alati ette ei loe, sest nagu juba siin Eesti Panga juhtkond, jälle ma täna hommiku kuulsin, hüüdis, et kõik on paremaks läheb ja siis ma kuulsin täna veel hommiku raadioeetris, et kahju, et meie partnerriigid on kõik nii nõrgad, Rootsi, Soome ja Taani, et me ei saa oma head kaupa neile pakkuda, nad ei jõua osta. Vaat niimoodi, sellised meeleolud ja sellised jutud käivad Eesti kohta, no olgu mis on, aga igal juhul täna on Riigikogu rahanduskomisjonis proua Hakkermann, tema on suur rahandusspetsialist, kes minu meelest rahanduses suurt, eriti midagi vist väga ei taipa, aga ta juhib rahanduskomisjoni ja temal on täna istung ja seal arutatakse ligi 100 000 allkirja kogutud petitsiooni, kus on rahvas siis protesteerib kõrgete toiduhindade kohta ja siis tahetakse seda siis toiduainete käibemaksu alandada. Ja need allkirjad koguti siin viimastel kuudel, suvel ja sügisel siin ja Riigikogus käis esinemas ka ühiskonnaaktivist Jana Gussanova või Hussanova, eesti keeles ta on G-ga kirjutatakse ja tema pidas seal ilusa eestikeelse kõne ja ma tsiteeriksin seda, tema on see naine, kes siis 100 000 kokku korjas neid allkirju, mis on väga märkimisväärne summa, see on isegi rohkem kui automaksu vastu korrati allkirju. Ja Gussanova Jana kirjutab: ma poleks eal uskunud, et pean rääkima siin kõrgest Riigikogu puldist sellisest Eestist, kus inimesed nälgivad. Ja siis ta ütleb niimoodi, et viimase aja toiduhinnad ei luba paljudel inimestel endale kindlustada igapäevaseltki tervislikku kõhutäit. Nii et ta rõhutab, et mitte ainult ei saa osta seda, mida sa tahad, aga sa ei saa ka tervislikult toituda. Ja ei taha unustada, ütleb Jana Hussanova, et 25% inimestest on Eestis vaesed. Seega ma tsiteerin, pea iga 4. inimene meie ühiskonnas on vaene ning tal on raskusi enda ülalpidamisega, endale tervisliku toidu lubamisega. Nii et 1/4 ei saa meil tervislikult toituda. Vaat selline seis on. Ja siis selle asemel, et nüüd inimesi nõustada või aidata või nagu see Jana Hussanova teeb, kirjutab meil kuulus majandusteadlane Raul Eamets Õhtulehes. Tema on veel see Bigbanki peaökonomist ja tema kirjutab, selle asemel, et vaesed aidata, kirjutab hoopis niimoodi. Ma tsiteerin, lõpetada mingiks perioodiks suurte kuluartiklite, näiteks pensionide indekseerimise. Seda ütleb Raul Eamets, kes on minu meelest ka nagu vahetevahel ikka rahva pool seisnud ja nüüd järsku ütleb, et paneme siis pensionite tõusu kinni, las ainult siis ministritel ja äriühingute juhtidel palgad tõusevad ja indekseeritakse, aga mitte siis pensionäridel. Ja Tartu üliõpilane Laura, tema on ka aktiivne selline ajakirjanduses sõnavõtja, kirjutab niimoodi, see on nüüd, kui ma rääkisin, et praegu pensionäridel on raske, siis tema kirjutab, et tudengitel ja noortel on raske. Ja ta tsiteerin teda nüüd Delfist, mida ta kirjutas ja Laura ütleb niimoodi: iga kuu algab mul halastamatu matemaatikaga, et õpingute ajal toime tulla, töötan ma poole kohaga rõiva kaupluses, kuid pangakontole laekub vaid 400 euro suurune palk. Isegi korteri üüri ma ei saa selle eest ära maksta, sest korteri üür on 500 eurot, millele lisanduvad veel kommunaalkulud. Ja ta nüüd ütleb edasi Laura, täiskoormusega õppimine ja töö peaaegu on võimatu kombinatsioon Eestis, sest ma väsin ära ja ei jõua enam õppida, kui ma olen nii palju tööl käinud. Ühesõnaga, ta ütleb, et Eesti noored ei saa enam nautida ülikooli elu ja ilusat noorust, sest nad on mures sellepärast, kuidas nad otsaga kokku tulevad. Ja Laurat toetavad siis ka Riigikogu liikmed ja poliitikud ja Mart Helme
võttis sõna Riigikogus ja kui me kuulsime, et Laura räägib, et nüüd noortel ja üliõpilastel on raske otsaga kokku saada ja me rääkisime, kuidas Jana Hussanova ütleb, et pensionäridel on väga raske, siis Mart Helme, Riigikogu liige, EKRE aseesimees, võttis sõna ja põrutas otse välja, et see ongi Eesti riigi reaalsus täna 11. novembril siin, kus suuremad kannatajad Eestis ongi pensionärid, kes meie riigile alusmüüri pani. Kuulame, mida ütles Mart Helme Riigikogu kõnetoolist, see on minu meelest 2 või 3 päeva tagasi eelmise nädala lõpul. See, mis meil toimub riigis, see, mis meil toimub vanemaealistega, see on häbiväärne. Ma küsin, kes on selle vundamendi ladunud sellele riigile? Need on need inimesed, kes praegu on pensionieas, kes on vanemad. Need on need inimesed, kes paljud on kaotanud selle sama riigi ülesehitamisega oma tervise. Ja nüüd ütleb riik, et meil ei ole sulle raha. Meil lihtsalt ei ole raha. Samal ajal on meil miljardeid tuuleärimeestele, miljardeid mingisugustele militaarärimeestele, miljardeid Rail Balticule, mis juba 12 aastat ei idane ega mädane. Ja siis öeldakse pensionäridele, ei kullakesed, valimiste ajal me lubasime teile keskmine pension 1000 eurot, aga nüüd on näed keskmine pension ainult 800 eurot. Me lubasime, et me ei maksusta pensione, aga näe, ei maksusta ainult 776 eurot. Ülejäänu juba läheb maksu alla. Me lubasime, et pensioni eest saate hooldekodu koha. Selle peale paljuski valitsuserakondadesse kuuluvad või neid toetavad ärimehed irvitades tõstsid kohatasu. Irvitades tõstsid kohatasu. Ja siis on meil loosung, igaüks loeb. Siis on meil loosung, kuidas kõik on meile tähtsad. No ei ole. Sellele valitsusele, sellele jõugule, kes on Eesti riiki varastamas, sõna otseses mõttes varastamas, ei ole iga inimene tähtis. Need inimesed, kes on oma elutöö teinud, ei ole sellele riigile tähtsad. Aga nüüd ütlevad meile juba siin asjapulgad, praegu ei meenuta täpselt, kes oli see, kes oli praeguse valitsuse liige minu meelest, kes ütles, et unustame selle heaolu ühiskonna. Ai, vabandust, see ei olnud praeguse valitsuse. See oli Lavly Perling, see oli süvariigi projekt B, kes ütles, et unustame selle heaolu riigi tegemise, sest seda ei tule ja kõige eest tuleb maksma hakata. Et see on selle täiesti mädanenult korruptiivse riigi loogika. Ja siin ei ole mitte mingit muud varianti, kui see jõuk tuleb võimult eemaldada. Ja mul on lootus. Ja mul on siiras lootus. No lootus on ka meil, head kuulajad, et asjad lähevad paremaks, ega siis ka kõik asjad hullusti ei lähe praegu, mõned inimesed elavad väga hästi, aga sellegipoolest vaesus ja viletsus haaravad meid, nagu ütlevad poliitikud Toompeal, need, kes opositsioonis on. Ja näiteks Peeter Ernits ütleb, ta on Keskerakonna liige Riigikogus, tema ütleb, et nõrgemate peale enam üldse ei mõelda meil ja ta toob näiteks puuetega inimeste toetused, mis on meil ju minimaalsed ja samal ajal on meil tegemist väga haigete inimeste, väga haigete invaliididega, kes tihtipeale isegi ei saa iseendaga hakkama, kellel peab hommikuti keegi nööbid kinni panema või siis kampsuni selga aitama. Ja näete, et et oleks siis natukesegi seda raha juurde pannakse, samal ajal nagu Mart Helme ütles, et tuuleparkidele lendavad miljardid ja meie relvatööstusele, mis relvi küll ei tooda, aga saab kogu aeg metsikuid suuri toetusi riigi poolt. Kuhu see raha kaob, me muidugi ei tea, aga näed puuetega inimestele, sellele põhieestlasele, kes on haigeks jäänud võib-olla raskest tööst või nii edasi,
ei ole raha jätku ja nüüd tuleb välja, et pandi siiski raha juurde. Ma nüüd ei oska öelda täpselt, millise seadussättega seda tehti, aga igal juhul Riigikogus tuli see saalis kõne alla ja siis tuleb niimoodi välja, et puuetega inimestele pandigi siin, ma ei tea, mis kuus siis juurde, 15 senti seda toetuse raha tõsteti, 15 sendi võrra. Ja Riigikogu liige Peeter Ernits ütleb, uskumatu, Eesti riik andis puuetega inimestele toetusena juurde 15 senti ehk 3 tikudoosi võrra paremat elu. Nii et ühe sõnaga puuetega inimesed saavad nüüd jõuluks 3 tikudoosi osta, saavad siis kammina ja ahju võib-olla tule põlema seal all saada. Nii et ühe sõnaga kuulame, mida ütles Peeter Ernits meie raskete haigete kohta, kellel raha ei ole ei ravimiseks, ei elamiseks ja kellele riik, meie helde riik pani juurde toetusena 15 senti. Räägib Peeter Ernits Riigikogu kõnetoolist. Kus me tegelikult oleme? Me oleme tegelikult totaalselt võõrandunud. Usalduskriis on maksimaalne, mis olla saab. Ei usaldata mitte ainult oma naabrimeest, eksperte, meediat, poliitikuid loomulikult mitte. Ja selles olukorras me oleme reaalselt. Andres Metsoja ütles õigesti, et tegelikult elu on ilus ja võib-olla nagu ka Jürgen Ligi armastab öelda, et elu on nii head elu pole kunagi varem olnud, aga paljud, kellel on raskusi kuu lõpul toidu muretsemisega, nad ei ole sellega nõus või puudega inimesed, mida mul on rääkinud vanaprouad, mida Helmen ja täna tuletas ka meelde, puude toetus tõusis 3 tikudoosi jagu, 15 senti. Kujutage ette, 15 senti Eesti riik andis puudega inimestele sel aastal juurde puude toetust. 15 senti, see on naeruväärne, piinlik ja nii edasi. Nii et tegelikult elu Eestis on ilus, loodus on ilus, palju tarku inimesi on, aga uskumatult palju lolle asju tehakse. Et miks juhtub riigis, kus on palju tarku inimesi, nii palju lollusi tehakse? Niimoodi ütles siis Peeter Ernits ja eks tal on muidugi õigus, seda me näeme iga päev oma elus ümberringi vaadates, kas oma linnas või riigis või vallas või kuskil, ma ei tea, mõnes maakonnas, mida juhitakse nagu suurt riiki, aga tegelikult on meil imepisikene riik, milleks üldse minu meelest ei oleks vaja ei neid valdas ega midagi, see 1 miljon inimest juhtida. See on ju nii nagu läänemaailmas juhitakse kohalikku omavalitsust. Aga see selleks, kas midagi nüüd ka muutub, kas valimised ka midagi meil muudavad ja ma vaatasin nüüd, lappasin lehti, siis tegelikult oli juba suvel ennustati täpselt valimistulemust ette, et mis juhtub, et kes on valimiste võitjad ja juulikuus, 23 juuli Postimees kirjutas ja see on väga huvitav praegu vaadata ja ma tsiteerin nüüd Postimeest. Kui Reformierakond peaminister Kristen Michali, Jürgen Ligi, linnapeakandidaadi Maris Lauri ja Tallinna esimehe Peeter Pärtel-Pere ja teiste tarkade juhtimisel Tallinnas korraldatud poliitsirkuse tulemusel võimuliidust lahkus, siis me saame aru, kes ka järgmised valimised võidab. See ei olnud küll nüüd tsitaat, see on minu kirjutatud oli, aga see sisu kokkuvõte. Aga tsitaat tuleb nüüd niimoodi. Postimees kirjutas. Kõige selgem võitja tulevastel valimistel, see on siis juuli, august, september, oktoober, 3 kuud enne valimisi, ütles Postimees. Nüüd on tsitaat uuesti, ma alustan. Kõige selgem võitja on valimistel Keskerakond ja kõige suurem kaotaja on Reformierakond. No enam-vähem meil niimoodi ka läks, eks ju meil välja arvatud Tartu, kus nad seal mehkeldasid, ei tea, seal üks mees ei julgenud linnapeaks hakata ja teine ilmselt tahtis. Eile Tartu siis uuesti nüüd võimule tulev linnapea
ütles siis niimoodi, et temal ongi see koht nagu loodud, ma kuulsin ta intervjuud, et see on mulle paras töökoht ja ega mina seda ei taha ära anda ja vaat sellised enesekindlad poliitikud on meil. Samal ajal Tartus on lasteaiamaks, nii et kukub pikali, kui inimesed räägivad, kui kõrged rahad ja maksud seal on. Ja mis seal arenenud on, ma ei saa küll aru, mis seal arenenud on, tahetakse kesklinna lõhkuda ja nii edasi, aga see selleks. Ja siis oligi niimoodi, et Reformierakond nagu põhiliselt riigis siiski kaotas, tema mõjuvõim läks väiksemaks, aga Keskerakond tõusis ja eriti siis Tallinnas ja kogu riigis ka saavutas väga hea tulemuse ja ma ütleksin niimoodi, et Keskerakond tegi selle enne valimisi ära tohutu suure töö. Ja see on siis olukorras, kus parteil polnud mitte mingisugust materiaalset võimalust või toetust, sest Keskerakond maksab praegu riigi kohtu poolt kaela riputatud karistusraha 1 miljon eurot ta peab ära maksma, mis on ennekuulmatu ühele MTÜ-le trahv panna 1 miljon eurot ja tähendab, valimisteks raha üldse ei jätkunud ja ma nägin seda kõrvalt, mul enda õde Marika Tuus-Laul ka kandideeris Tallinnas ja on Tallinna linnavolikogu liige. Nii et kõik saadikukandidaadid või valimiskandidaadid, kõik tegid oma raha eest seda kampaaniat, nii palju kui kuskilt keegi suutis kokku hoida ja raha kasutada ja sellises olukorras ja pideva meedia tule all sai Keskerakond Tallinnas valimisvõidu ja võimsa valimisvõidu. Et see on ennekuulmatu, mis on juhtunud nende valimistega, et selline partei ilma reklaamita, ilma millegita tuleb mitte võimule, tuleb võimule ka nähtavasti, aga saavutab esitulemuse. Nii et seda me võib-olla tulevikus mõnes raadios peaksime pikemalt analüüsima. Ja igal juhul tuleb tunnustada partei esimeest Mihhail Kõlvartit, kes on erakordselt targa ja tasakaaluka juhtimisega ja siis ka võimas tänavakampaania oli kandidaatide poolt tehtud ja muidugi töötas siia kaasa ka see, et Keskerakond, nii nagu EKRE-gi, kutsus üles pabersedelitega hääletamisele, et Keskerakonna toetused ei läheks siis kaduma seal e-valimistega, et minge valimisjaoskonda eelvalimiste ajal või siis kõige õigem on valimispäeval minna ja paberiga hääletada, mida tegin ka mina muide siin Põlvas. Kahjuks Põlvas oli valimisjaoskond teisel korrusel, nii et ma ähkides sain üles sinna jõuda uues vallamajas. Aga öeldi, et lift on ka olemas. Aga see selleks. Ja nüüd tuleb siis välja, et kui me vaatame ja loeme seda kriitikat, mida EKRE on teinud ja Keskerakond on teinud, et huvitav, kuidas moodi seekord vist ei julgetud, see on minu arvamus, ega mul ei ole mingit tõestust, aga mul on selline mulje jäänud, et Reformierakonnale Tallinnas eriti ei juletud vist e-hääli juurde panna suvaliselt, sest üldine Reformierakonna toetus oli niivõrd madal, et peoga sinna juurde hääli ei julgetud panna, võib-olla mujal pandi, aga paistab nüüd niimoodi ja nagu EKRE ka ise kirjutab, et EKRE-t vist küll võeti peoga jälle hääli ära, sellepärast, et valimiste eelsetel päevadel oli EKRE toetus 19%. Aga valimistulemus näitab, et see toetus on 9%. Need 1-2 päevaga ei saanud see toetus rahva seas niimoodi langeda. Ja nii on ka tavaliselt olnud Reformierakonnal varematel valimistel, kus ta on saanud rekordtulemusi, et enne valimisi on vastupidi, on nende toetus väiksem, aga valimispäeval jäsku 2-kordselt nagu oleks toetus tõusnud 1-2 päevaks. Ja siis nad saavad väga palju hääli. Oli kuidas oli, igal juhul väga palju on kahtlusi ja Eesti demokraatia on ohus. See oli nüüd välja öeldud EKRE partei volikogu istungil ja nad ütlesid niimoodi, et selleks demokraatia ohuks on e-valimiste jätkamine. Ja ma tsiteerin nüüd volikogu otsust, see on jutumärkides nüüd, tsitaat, üha selgemaks saab, et tegemist on üdini ebausaldusväärse süsteemiga, mille vaatlemine ja kontrollimine on muudetud võimatuks. Jutt käib siis e-valimiste kohta ja ma ütleksin niimoodi, et tore, et e-valimiste kriitikad jätkab ka nüüd uus Keskerakond Jüri Ratase ajal, see erakonnas see teema maeti maha, e-valimisi ei kritiseeritud, Ratas pidas neid õiglasteks neid valimisi, aga nüüd Kõlvarti juhtimisel on seisukohad ja rõhuasetused pisut teised ja nüüd Keskerakond jätkab ka koos EKRE-ga seda e-valimiste vastast, no ma ei ütleks, et võit
võitlust, aga ütleme siis, oleks vaja selgitada neid asju, mis ja kus ja mis pärast siis Riigikohus ei võta neid kaebusi menetlusse ja mis pärast valimiskomisjon ei kuula kaebusi ja ei arvesta nendega, et midagi siin on mäda, see on täiesti selge, ütleme, tunnetus ütleb seda. Fakte ei saa ju keegi kontrollida, sest siin päris ligi sinna ei lasta valimiste juurde. Ja plaadid ja mälupulgad või mis neil seal kõik on, need taotakse haameriga puruks ja lastakse plaadid elektritrilliga augud sisse, et ei saaks keegi neid enam kunagi vaadata ega kuulata. No ei saa aru, miks seda tehakse, aga nii on. Ja see on siis tore, et Keskerakond jätkab ja nüüd tuligi siis välja, et Keskerakond andis sisse eelmisel nädalal otsuse, Riigikogu otsuse eelnõu 679 OE, mis lõpetaks Eestis e-hääletamise. Tehti ettepanek valitsusele, et hakkame seda asja uurima, seda eriti pärast seda, kui meil OECD see komisjon käis Eestis ja ütles, et väga tore, et te tahate e-valimisi teha, aga teil on seal terve rida puudusi, mis praegu ei lubaks küll neid valimisi korraldada. Kuulame, kuidas maadi anti see eelnõu sisse, see on siis otsuse eelnõu, et valitsus teeks otsuse ja selle andis sisse rahvasaadik Vadim Belobrovtsev ja kuulame, mis ta Riigikogu toolist siis või kõnetoolist selle seaduse eelnõu või otsuse eelnõu kohta ütles. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahvi 154 lõike 1 alusel otsustab Riigikogu teha Vabariigi Valitsusele ettepaneku töötada välja kiirkorras e-hääletamise peatamine. Selleks teeme ettepaneku peatada e-hääletamise läbiviimine Eesti Vabariigis kuni kontrollsüsteemide puuduste kõrvaldamiseni. Ja mis ajas meid siis selle otsuse eelnõuga välja tulla, on see, et selle aastal ODIHR inglise keeles ja siis eesti keeles oleks vist ODIHR ehk siis OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo on teinud õigusliku hinnangu Eesti e-hääletamise kohta, mis siis annab põhjaliku ja kriitilise analüüsi meie internetipõhise valimissüsteemi kohta. Ja raportis küll tunnustatakse edusamme, kuid samas osutatakse ka tõsistele puudustele, mis ohustavad süsteemi usaldusväärsust, läbipaistvust ja valijate usaldust. Valimist peavad olema vabad, ühised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane. Igal valijal on üks hääl. Kõik need tingimused peavad kehtima ka digikeskkonnas. Kuid tänane seadus ei sätesta seda piisavalt täpselt, kuidas neid internetihääletuse kontekstis rakendatakse. Samuti puuduvad selged ja läbipaistvad kriteeriumid selle kohta, millistel juhtudel tohib Vabariigi Valimiskomisjon peatada, katkestada või tühistada e-hääletus. Kriitikat on saanud hääletussalajuse ja aususe tagatiste ebapiisavus. Erilist muret tekitavad olukorrad, kus inimesed hääletavad gruppides, näiteks hooldekodudes, kus ei ole võimalik tagada individuaalselt ja privaatselt tehtud valikud. Samuti ei nõua seadus valijalt kinnitust, et ta hääletas vabatahtlikult ja privaatselt ega sisalda juhiseid selle olulisuse kohta. Puudub ka selge auditeerimiskohustus valimiste järel, mis võimaldaks kontrollida võimalikke rikkumisi hääletamissalajuse osas. Samuti on probleemiks piiratud läbipaistvus ja avalik järelevalve. Seadus ei täpsusta piisavalt, millisel viisil ja ulatuses saavad sõltumatud vaatlejad internetihääletuse protsessi jälgida. Oleme pikemat aega juhtinud antud puudustele tähelepanu ka siin saalis ja leiame, et e-hääletamine ei ole piisavalt turvaline. Seda kinnitab seesama värskelt avaldatud ODIHR-i raport. Seega leiame, et kuni antud raportis välja toodud puudused ei ole kõrvaldatud, tuleb Eesti Vabariigis e-hääletamine peatada. Sellise ülesande me tahamegi siis valitsusele anda, et esiteks peatada siis e-hääletamine Eesti Vabariigis ja teiseks hakata tegeleda nende puudustega, mis on välja toodud minu poolt mainitud raportis. Ja siis, kui need puudused on kõrvaldatud, siis saab juba rääkida sellest, kas siis hääletamine võiks jätkuda või siis mitte. No Meelis, ma tõmban sind ka nüüd kampa kaasa siin arutusele. Kas sa oled kuulnud, et selline tõsine dokument Riigikogus on sisse antud? No just kuulsin praegu, kuulasin kõrvkikkis, mida Belobrovtsev räägib. Et varem küll ei olnud kuulda. Et väga tõsine dokument, ühesõnaga, et e-hääletamine lõpetada või peatada ja näete, Eesti ajakirjandus sellest ei räägi.
meie siin oma saates tõime selle alles välja ja ma arvan, et ka suurem osa kuulajaid pole sellest teadlikud, et selline tõsine otsuse eelnõu on antud sisse 679 OE, mis lõpetaks selle hääletamise või vähemalt võtaks nüüd valitsuse tasemel, riigi tasemel uurida, mida see ikkagi see valimissüsteem kujutab endast ja kui palju saavad ikkagi teised mõjutada, kui palju vanaema see või ema-isa ID-kaardid võetakse, võib-olla antakse noorte kätte, noored teevad pulli, mängivad nendega, panevad ei tea, keda sinna valivad, keda ema-isa poleksid valinud, eks ju võib-olla. No ja, aga samas kõik need viimased aastad on räägitud, kui kahjulik see valimine ikka on ja anna õiget tulemusi, aga minu meelest need kohalikud valimised tõestasid seda, et protsent, kes e-valimistega asja ära ajas, oma toimingu tegi, et see oli veel suurem kui eelmiste Riigikogu valimiste ajal. No võib-olla, vaata nüüd Tallinnas tuleb välja, et 6 kohta sai sisse uus partei Parempoolsed. 6 kohta. Erakonda, mida ei teagi, mis alles sündis, mis pole mingit ilma veel teinud, on vaid mõned korrad on siis partei juht välja hüüdnud, see on mõningaid loosungeid, et Eestist ei tulegi heaoluriik enam, Lavly Perling on öelnud seda, ja nüüd järsku nad saavad Tallinnas 6 kohta ja EKRE kaotab oma 6, 7, 8 kohta. Et see näitab, et ikkagi keegi patsiga poistest neid hääli peoga tõstab. Me ei räägi praegu üldse sellest, et e-valimisi võidakse väljastpoolt mõjutada. Me pole seda kuulnud, selle kohta signaale pole, et Venemaa või Ameerika Ühendriigid või keegi oleks sekkunud meie valimistesse nüüd nii-öelda elektrooniliselt. Aga kogu see lugu tehakse ära valimiste õhtul ja näiteks kui keegi saab 140 häält, siis mitte keegi ei keela poisil vajutama klahvi peale, kirjutada seal mitte 140 häält, vaid 1400 häält. Ja mitte keegi ei kontrolli, sest ükski vaatleja nii põhjalikult sinna ligi ei saa. Ja see ongi see küsimus, see valukoht, mis on. Me ei räägigi praegu öelda kõrgemast tasemest, mis veel, et need valimised haavatavad ja nii edasi. Nii et üks väga tõsine dokument on ilmunud ja Riigikokku sisse antud, ma arvan, et ta muidugi kuhugi eriti kaugele ei jõua, aga vähemalt fakt on olemas, et riigi tasandil valitsusele on antud kohustus, Riigikogu saab kohustada valitsust, et ta tegeleks küsimusega. Ma ei tea, kuidas Riigikogu hääletab vastu, aga sellegi poolest on see asi sisse antud ja e-valimistega tegeldakse, aga kahjuks Eesti ajakirjandus ei ole sellest rahvale teada andnud. Me vist olemegi siin esimesed, kes seda teevad. Ja veel üks teine tõsine dokument on Eestis ilmunud, mis paneb lihtsalt, ma ei tea, 2 käega peast kinni haarama. Me oleme sisuliselt sõjalises olukorras, nagu me räägime. Praegu Ukraina sõda suur ja Euroopa Liit ei tea, mida ette võtta, et kuidas mürske ja rakette tarnida Euroopale või sellele Ungarile, Ukrainale. Et vahendid ei jätku ja et Ukraina peab sõja võitma ja nii edasi, ja meie oleme siin enam-vähem nii-öelda sõjalises olukorras ja sel ajal tuleb meil välja järsku suur tõsine vaidlus, üksteise poriga loopimine, et meil tuleb välja, et meie sõjadoktriin on vale kogu aeg olnud. Heremid ja eelmised kaitseväe juhatajad on valesid otsuseid teinud, kurss on vale ja kogu selle, ja tähendab veel siis sõjaväejuhtidele ja ka ministritele, kaitseministritele on etteheited tehtud ja see ei ole mitte meedia vaidlus, aga see on Riigikogu komisjoni tasemel vaidlus. Rahvusvaheliselt öeldakse selle kohta, et Eesti parlamendi komisjon tõstis üles küsimuse, et Eesti on sõjalises kaitses vale kursi valinud ja eksinud oma otsustega siiamaani. Ja nüüd tuleb välja, et kuigi meil president ütleb, et me surume Venemaa põlvili, ma mäletan tema väljendit, ja võidame sõja ja viime sõja siis vaenlase territooriumile, see tähendab Pihkva ja Leningradi oblastitesse, siis praegu tuleb välja sellest raportist, mis on tehtud, ma veel kord rõhutan, parlamendi komisjoni raport on see on ametlik ja äärmiselt tõsine dokument ja seal öeldakse enam-vähem sellised sõnad välja, et praeguses olukorras Eesti kaotaks sõja, kui see peaks juhtuma. Ja kuulame nüüd raadiosaates Räägime asjast. See on see EKRE nädalane raadiosaade igal pühapäeval kell 11. Ja seal Martin Helme
EKRE esimees võttis sõna ja väga tõsiselt seda kaitseraportit iseloomustas. Eesti praeguses olukorras kaotaks sõja, kui see kuskilt meile naabrite poolt välja kuulutataks. Et olukord on äärmiselt tõsine ja kui me arvestame, et eelmised kaitseväe juhid ja me teame, et õhutõrjet meil peaaegu et ei olegi, rannavalvet peaaegu ei olegi, no siis tekibki küsimus, kuhu lähevad need miljonid ja miljardid, mis on pandud, meil on ju kaitsetööstus tekkis ja Herem läks ju paugu pealt, kaitseväe juhataja hüppas koos oma kaaslastega kaitseministeeriumist, hüppasid erafirmasse mürske tootma, aga ma pole seda sõjaväetoodangut kuskil näinud või seda sõjamoonatoodangut. Nii et tekivad väga tõsised küsimused. Kuulame, mida ütles siis raadiosaates Räägime asjast Martin Helme Eesti kaitseraporti kohta. Küsimus on Eesti kaitstuses. Kas Eesti on kaitstud või mitte? Raport ütleb selge sõnaga, täna, kui peaks puhkema sõda, Eesti kaotab. Ja me oleme ju hoiatanud ja see on see point, mida mina ka kogu aeg rääkisin, kallid sõbrad. Need otsused, mida ma kritiseerin, ei ole mitte sellepärast, et mulle ei meeldi Herem või mulle ei meeldi kaitseminister Pevkur või mulle ei meeldi Kaja Kallas või Kristen Michal, ei meeldi, see ei puutu asjasse. Ma kritiseerin nende otsuseid ja nende otsuste mõju Eestile ja mõju on see, et me oleme kaitsetumaks muutunud nende otsuste tagajärjel. Me oleme ohus tänu nendele otsustele anda ära relvad, anda ära laskemoon, teha ümber, anda ära pioneerivarustus, teha ümber juhtimisahel. Üks asi, mida see raport ütles, mis jälle, mida me oleme rääkinud siin saatesse, mida me räägime Riigikogus infotunnis ja arupärimistes ja eelnõude ajal. 5% SKP-st riigikaitsesse ei tähenda mitte midagi. See ei ole mõõdik. Mõõdik on see, kas meil on võimekus ja valmidus. Ja vot võimekus ja valmidus, öeldakse selles raportis, on väga-väga kehvad. Ja need on konkreetsed asjad, mis välja tuuakse. See sama 5% jutt lüüakse seal ikkagi lõhki. Et 5% ei kaitse Eestit. Kaitsevad relvad, kaitsevad väljaõppe, kaitsevad struktuurid, kaitsevad plaanid ja neid meil ei ole. Ei ole relvi piisavalt, ei ole mehi piisavalt, ei ole väljaõppe õige, ei ole kokkuharjutamine piisav, ei ole valmisolek ja valmidus, need on kaks erinevat asja, ei ole kõike seda. Et raha uputamine toimub küll, aga midagi vastu saanud veel ei ole. Ja nüüd on seal veel üks asi, mida me ka oleme jauranud. See nii-öelda pöörduks, mis meil on. Et Herem lõpetab, saab lahti oma ametist seal, Salm, Palm, kes seal kõik on, kõrgemad kaitseministeeriumi kõrgemad ametnikud, kaitseväe kõrgemad ametnikud ja järgmisel päeval istuvad rõõmsalt kuskil kaitsetööstuse kõrgepalgalisel ametikohal ja tegelevad nende sadade miljonite endale kühveldamisega, mida meil siis Reformierakond raporteerib, et nii suur ei ole riigikaitse eelarve kunagi olnud kui praegu, et vot kus me teeme. Aga raha läheb väiksele klikile. Vastu ei ole saanud midagi veel. Jah, sellised muremõtted siin saates olnud, aga vaat me nüüd tuleme Meelis selle koha peale, kus me saame öelda, kui edumeelsed on olnud eestlased. Ja me tuleb välja edumeelsemad veel kui Ameerika Ühendriigid ja nende suurlinn New York. Oi, noist me oleme alati edumeelsemad olnud jutu järgi vähemalt. Seda räägid sina, aga üldiselt on vastupidi, et Ameerika on kõigest ees, aga nüüd tuleb välja, et veelgi vapram ja veelgi helgema mõtlemisega ja kogu rahva eest mõtleja on tulnud Ameerika Ühendriikide suurlinna New Yorgi linnapeaks. Ja New Yorgi linnapea Zohran Mamdani on tulnud ja saanud rekordhääli, ta on saanud seal üle 1 miljoni hääle, ma ei tea, on seda palju või vähe, aga niimoodi öeldakse, ta on 33-aastane, tema nimi ma veel kord kordan, head kuulajad, pange kõrva taha, sellest mehest tuleb veel palju juttu lähemal ajal, kui ta nüüd midagi traagilist temaga ei juhtu, nagu Trumpi seal mitu korda on ähvardatud ja proovitud kõrvaldada. Tema nimi on Zohran Mamdani ja tema on 33-aastane, kena välimusega, pikk, tõmmu noormees, ilus mees nii-öelda, kui naised vahataksid teda, ja tema on Ugandas sündinud moslem. Ja millist nööri pidi siis, see Zohran Mamdani
Mamdani, Zorah Mamdani, Eestiga siis seotud on. Ja nüüd tuleb välja, et no vapustavad sidemed on. Ta on kasutanud kõiki neid tarku mõtteid, mille välja mõtles Edgar Savisaar Tallinnas. Ja nüüd, kallis rahvas, ma hakkan nüüd ette lugema, need on kõik võetud nüüd värskest meediast ja muide pooled on võetud eestikeelsest meediast, aga ka maailma uudisteagentuurid on neid uudiseid täis, aga need on põhiliselt eestikeelsest meediast võetud ja nüüd on siis kuulame, mida Mamdani tegi New Yorgis. Kõigepealt, nii nagu Keskerakond läks Mamdani valimistele väga väikeste materiaalsete nii-öelda eelarvetega või väikese rahaga, ütleme. Tema tegi ainult ukselt uksele käimist ja tänavakampaania. Tänavakampaania. Täpselt, mille juurutas Eestis sisse Edgar Savisaar omal ajal. Teiseks, Mamdani on suure seal on suur vaene elanikkond on New Yorgis, nagu me teame. Vaesed paljud elavad isegi tänaval, eks ju. Ta on siis selle suur vaesema elanikkonna toetaja ja tema on maja ja korteri üürnike kaitsja, nagu mina siin istun, üürnike ühenduse juhatuse liige. Tema on üürnike kaitsja ja üürnike toetaja, täpselt nagu Edgar Savisaar oli, tegi üürnikele, ehitas linnamaju ja linnakortereid ja tal on olemas, Mamdanil on olemas ka suur üürnike abistamise organisatsioon, nagu meil Tallinnas Eesti Üürnike Liit, mille liige ka mina olen. Ja üürnike küsimus oli valimisplatvormi tähtsamate küsimuste seas. Ja nii nagu Keskerakond Edgar Savisaare ajal lubab Mamdani nüüd rajada New Yorki ka lisaks odavatele korteritele, teeb nagu Edgar Savisaar New Yorgis hakkab tegema linnapoode. Odavate hindadega linnapoode. Kas sa mäletad, meil olid Savisaarel oli Lipopood oli Tallinnas. Ikka mäletan. Lipopood, see kadedusest suurest pandi kinni, et see ennast ei õigusta. Sa said seal poes käia. Ma käisin seal mitu korda isegi Tallinna televisioonile reportaaži tegemas. Ja seal olid ikka hinnad madalamad, sellepärast, et pood oli linna pinna peal, üüri ei maksnud ja osteti suuremaid partiisid korraga, nagu ühistuline liikumine ette näeb, nii et seal olid mõningased siis hinnad nagu inimsõbralikumad. Edasi, siis Mamdani teeb siis need lipopoed sinna New Yorki ja siis ta lubab rajada tasuta, mis sa arvad, mille? Transpordi. Sa ruttasid ette, kõigepealt ta teeb tasuta lasteaedade süsteemi. See on tasuta tualetid äkki. Tasuta tualettides juttu pole, võib-olla on, ma arvan, see ka on. Aga lõpuks tõepoolest, nagu sa juba ütlesid, New Yorki ehitatakse nii, nagu Edgar Savisaar seda tegi, nüüd Mamdani teeb New Yorki tasuta linnatranspordi. Ja see kõik, head kuulajad, mis ma ette lugesin, kehtib siis New Yorgi kohta, mis Tallinnas on juba tehtud. Nüüd küll Edgari pärand on hävitatud suures osas, aga sellegi poolest. Ja siis see Mamdani, Zorah on tema nimi, nad ei tulegi nimi alati välja veel, Zorah Mamdani. Ja tema on veel ühtasi ka siis selline vend, kes on väga tähendab noortesõbralik, ta ise on ka noor, eks ju, 33 aastat, ja tema on veel, mõned ütlevad, et ta on kommunist, ta ütleb, ta ei ole kommunist, aga tema nii-öelda põhimõtted ja tema toetajaskond on põhiliselt haritud noored. Need on siis üliõpilased ja arenenud noored, mõtlevad noored, kelle ideelisteks isadeks on Karl Marx ja Friedrich Engels. Ja nüüd ma kuulasin Vabaduse raadiost üleeile õhtul, see Svoboda vene keeles töötab edasi, ma kuulan teda õhtuti huvitavad raadiosaated ja muide ka telekanal on neil olemas, mida meie Eesti ka transleerib. Ja seal oli siis jutuks see, et kuidas Ameerika Ühendriikides on vasakideed murdunud ennast sisse ülikoolidesse ja Marxi pärandi kohta on mitmed õppekursused tehtud. Ja siis Mamdani on siis selle nii-öelda populariseerija. Ja lisaks
kõigele sellele, mis ma ette lugesin, kui suur rahvasõber on ta veel laulja ja räppar takkaotsa. Ja pane nüüd valmis, mul on seal üks heli ülesvõte ja tema laulja nimi ja räppari nimi on härra Kardemon. Härra Kardemon ehk siis Zorah Mamdani ja tema oli alles sel suvel number 1 lugu, no ta ei olnud küll Euroopas, see oli rohkem seal Aafrika riikides, oli siis härra Kardemonil poplugu Nani ja see laul on väga südamlike sõnadega, me sellest küll aru ei saa, see on Uganda ansambli esituses ja siis Kardemoni esitused, see räägib tema armsast vanaemast, kes teda kasvatas ja kes on väga tubli naine. Kuulame siis New Yorgi linnapea esitusel laulu Nani, minu vanaema lugu, härra Kardemon ehk New Yorgi linnapea esineb meile. Go ahead, make a rap for your nanny. It's a rap. Get the guap, spin the rack on your nanny. Come through, give a jab to your nanny. If you really feeling good, spin a track for your nanny. Go ahead, make a rap for your nanny. It's a rap. Get the guap, spin the rack on your nanny. Come through, give a jab to your nanny. If you really feeling good, spin a track for your nanny. Ja. No selline katke siis kuulsast Uganda poploost, mille esitas härra Kardemon, laul oli Nani ja vanaemast rääkis see laul siis. Igaüks võib seda kuulata, internetis on tal mitu versiooni seal üleval. Ja nüüd on niimoodi, ma tahtsin veel puudutada ühte teemat, mis meil nüüd eriti laialdast kõlapinda pole saavutanud, aga ikkagi meil on raadiouudistes ära toodud. Juhtus ju selline lugu, väga häbiväärne lugu BBC-dega. No BBC on, nagu me teame, Inglise suur avalik-õiguslik raadio- ja televisioonikorporatsioon, British Broadcasting Corporation, mis on juba 30. aastatest peale ennast maailmale eksponeerinud kui tõeliselt erapooletut ja õigete uudistega esinevad siis algul raadiojaam kõvasti. See oli raadiojaam siis, kes ütles, et meie uudised on ainult tõesed ja väga läbi kontrollitud ja tõepoolest ka niimoodi on olnud aastakümneid ja isegi sõja ajal, teise maailmasõja ajal oli mõlemalt poolt nii Nõukogude armeel kui Saksa armeel keelatud kuulata Londoni uudiseid, sest need olid siis mitte nii nagu praegu Ukraina sõja ajal, et kummagil poolel on kallutatud uudised, aga seal olid siis need nii-öelda kesktee ja nii enam-vähem õiglased uudised Londoni raadiost. Ja nüüd on juhtunud selline asi, et viimastel aastatel, mida ma pean ka ise tunnistama, ma olen BBC kuulaja olnud noorusest peale, on BBC kõvasti alla käinud ja nüüd matsatas kõhuli päris maha, maa oli maha, võiks öelda. Ja BBC sai hakkama sellega, et ta tegi eelmise aastal enne Trumpi valimisi uudiste saates Panorama, selline saade on neil seal, sama nimelisi on maailmas või tuhandeid saateid. Panorama tegi loo Trumpist, seal üks dokumentaal mingi tund aega pikk ja seal nad monteerisid ümber siis Trumpi kõne, tõstsid ühed laused eest takka ja teised tagant ette ja vahele panid siis Valge Maja rünnaku seal 6. mis ta oli siin, oktoobril, mida see rünnak oli seal, see suur Valge Maja hõivamine ja muidugi tuli välja hoopis teine mõte, mida Trump ütles ja Trump hakkas karjuma, lubas nad kohtusse anda ja $1 trillion nõuab, kui nad ei teeks seda asja kõike korda. Tähendab, BBC tunnistas, et nad on täiesti moonutanud tõelist pilti, nad on sihilikult Trumpi kõne muutnud ja talle vaenulikuks teinud ja on sekkunud Ameerika Ühendriikide valimistesse, tunnistas üles ja tunnistati üles, nüüd on uurimusi palju, internet on täis neid uurimusi, et ta on pidevalt sekkunud Venemaa valimistesse ja teiste riikide valimistesse ja andnud ebaõiget ja ebaausat informatsiooni. Pidevalt BBC on viimastel aastatel kallutanud informatsiooni andnud.
ja see on täiesti vapustav, sest ma meenutan, kui ma olin veel tudeng ja meil tudengid kõik ikka, või suur osa meist oma sõpruskonnast kuulasime BBC-d, sellepärast, et sealt tulid need kõige tõelisemad ja puhtamad uudised ja informatsioon ja eriti me kuulasime venekeelset BBC-d sellepärast, et see rääkis Nõukogude Liidu olukorrast ja siin Eestist ja Baltikumist ja näiteks Anatoli Maksimovitš Goldberg, kuulus BBC kommentaator, see oli meil poliitikahuviliste üliõpilaste seas täiesti iidol, mida igal õhtul kell 5:03 algas tal saade õhtul juba ja ta siis rääkis päevasündmuste kommentaare igal õhtul aastaid järjest. Anatoli Maksimovitš Goldberg, võib-olla kunagi räägime tast lähemalt. Ja nüüd ühe sõnaga see BBC kukkus maali maha, tunnistas, et kõik on, no mitte kõik, aga on olnud pidevalt kallutatud informatsiooni ja kui juba seda teeb BBC, kallid kuulajad, siis ei ole mõtet ka paljusid teisi agentuure ja uudiste edastajaid väga tõesena võtta. Ma arvan niimoodi, et üks vabamaid ja ausamaid raadiojaamu Eestis näiteks on Kagu raadio, kus me räägime sellest, mis tõepoolest toimub ja mida me mõtleme ja ei valeta. Ja siis selle tulemusena paugu pealt lendas minema BBC peadirektor, Tim Davie on tema nimi, ja löödi minema ka uudiste terve seal on uudiste suur osakond, mitusada inimest uudistes töötas. Deborah Turnes löödi minema. Mõlemad on siis nüüd silmad maas. Ma vaatasin, et see peadirektor Tim Davie väga ausate silmadega inimene üldse ei ole pildi peal. Ühesõnaga BBC on löödud segamini. Inglismaal on väga suured skandaalid ja väga suur pahandus ja peaminister on ka sellesse segatud selles mõttes, et ta on BBC-d kaitsnud. Et sellised asjad maailmas juhtuvad ja ma ütleksin niimoodi, et praegu ongi, head kuulajad, miks ma seda rõhutan, pange ikka hästi tähele, mida meile raadiojaamad ja lehed ja ajakirjandus ette annab lugeda ja kuulata ja vaadata. Laskem kõik oma peast läbi, sellepärast, et valeuudiseid ja neid feike, seda BBC lugu nimetatakse ka suureks feigiks, on väga-väga palju. Ja kahju, et need igipõlised ausad agentuurid ja ausad raadiojaamad ja siis televisioonijaamad, et nad on muutunud kõik selleks, kuidas nüüd öelda, selleks informatsioonisõja üksusteks. Nüüd öeldakse veel selle kohta veel ka, eks ju, et see on see internetisõda, kübersõda ja tõepoolest ma ütleksin niimoodi, et paistab, et isegi kui seda Ukraina sõda jälgida praegu ja samamoodi ka muidugi siis Iisraeli ja Palestiina sõda jälgida, siis lisaks relvadele ja droonidele ongi väga kõva sõna saanud ju lihtsalt uudised, kallutatud uudised ja auditooriumi arvamuse kujundamine, et te peate arvama nii, nagu meie arvame. Mis siis, et me arvame valesti võib-olla teie suhtes. Ja Eestis oli ka siin ju, oli meil ju palju ausaid üliõpilasi, kes kukkusid demonstreerima palestiinlaste kaitseks, eks ju, need mõisteti hukka, tuli ikkagi seda toetada rohkem juudi riiki, taolised sõjad on, infosõjad ja sellepärast on, et kõik tuleb oma peast läbi lasta kõige tähtsamad asjad, mis meil on. Ja muidu me ei saa õiget informatsiooni, kuigi internet on paksult täis infot ja Ukraina sõja kohta on praegu nii, et mõlemal poolt nii Ukraina kui Venemaa blogijad ja rinde jälgijad ja sõjaspetsialistid ja väga tõsised mehed seal pidevalt kommenteerivad, ikkagi tuleb jälle oma nii-öelda teadmiste pagasiga see asi läbi töötada ja leida seal siis võib-olla mõned tõeterad välja. No näiteks eile oli seal sellele Kiievile oli rünnak, Meelis kujuta ette, hetkega saadeti välja 400 drooni linna peale, 400. No seal on niimoodi, et sa ei suuda neid kõik alla lasta. Umbes sama, kui sa vaatad filmides, näidatakse need keskaja sõdu, kus lasti korraga, eks ju, 1000 või 10 000 noolt vaenlase pihta minema. Ja samamoodi on nüüd see droonide sõda ja need metsikud raketid, mis praegu on ja pilt on jube. Aga infosõda käib paralleelselt, nii et kuulakem ja pangem tähele, mis teile öeldakse. Ja nüüd me paneme lõpuloo meie saates käima ilusa sügislaulu
eestikeelse, kuigi vene päritoluga laul on see. Ja sellepärast me paneme sellise laulu, mida te kohe kuulate, külma sügise nii-öelda päeva teemadega seotud laul, ühest küljest külm sügis, aga teisest küljest ka laul vangimajades, vangidest, kinnipanekutest, kurjategijatest. Meil on ju praegu neid kohe võtta siin terve rida, pandi kinni kaameramees ja ajakirjanik Oleg Bessedin, Prantsuse ekspresident Nicolas Sarkozy pandi pokri, istus nädal aega pokris, nüüd eile lasti ta lahti, sest ta ei söönud seal midagi. Ja meil on siin kõrgejõustikutreenerid ja ilutreenerid on kõik ahistamises süüdistatud, et lapsi on katsutud vale koha pealt ja nemad on kõik ahistamise süüdistused saanud kaela ja Pihlakodu, vanadekodu vägistaja läks 11 aastaks kinni ja Rootsist on oodata meil suuri rahvusvahelisi tippkurjategijaid Tartu vanglasse. Ja ma vaatasin Rootsi peaminister Olof Kristersson ütles, et need, kes Tartusse tuuakse, ei ole kõige hullemad, aga nad peaksid ikka luku taga istuma. Nii et me saame hea partii meie pättide kasvatamise nii-öelda tehnoloogiasse juurde. Ja nüüd kuulame Sügis vangilaagris. Sõnad kirjutas Heldur Jõgioja ja esineb meile Üllar Jörberg. Nii et kujutage mind ette Vene vangilaagris, pühib või külm tuul, vaatad kaugele Eestimaa poole ja mõtled, et ei tea, kas on juba kartul ära koristatud või veel ei ole. Aitäh kuulamast, kõike head teile! Septembri külmad hallaööd, mu kodu külla juba jõudnud, kuid laagris minul metsatööd on juba 7 aastat nõudnud. Ka siin on õhus lehelend ja vihmaravi peseb laagrit, veel hoian mälestustes end. Ei tea, ka siial koju saan. Nüüd värske taigast tulev tuul toob sügislehti kelutsooni ja säramursel sügiskuu veel talveelsed nukratoonid on lehti koristada aeg. Neid tuleb ikka rohkem juurde, kuid ega sellest peatu aeg kaob sügis ajavoolu suurde. Saab otsa sügis kirev päev, veel tiirleb lehel sadu ringi ja vangid sirutavad käib, kui lapsed püüdes lehti kinni. Ja paistab kirgas tähevöö, just nagu kodu maja õues ja laager jahtub sügisöös, kus kõigil igatsused põues. Nüüd värske taigast tulev tuul toob sügislehti kelutsooni ja säramursel sügiskuu veel talveelsed nukratoonid on lehti koristada aeg. Neid tuleb ikka rohkem juurde, kuid ega sellest peatu aeg kaob sügis ajavoolu suurde. Metsal kirev leherüü
sealt Pihlapuna vastu leegid. Kas kodus kartul võetud nüüd ja kas seal elab enam keegi? Ehk siiski vabadust veel näen ja vaatan aknas kodupõldu. Nii kannab lootus sügispäev. Kord maksab pangista ja võlgu. Nüüd värske taigast tulev tuul toob sügislehti keelusooni ja säramunsel sügiskuu Velnaveelsed nukratooni on lehti koristada vaeg. Neid tuleb ikka rohkem juurde, kuid ega sellest peatu aeg kaob sügis ajavoolu suurde. Nüüd värske taigast tulev tuul toob sügislehti keelusooni ja säramunsel sügiskuu Velnaveelsed nukratooni on lehti koristada vaeg. Neid tuleb ikka rohkem juurde, kuid ega sellest peatu aeg kaob sügis ajavoolu suurde. Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Kagu Raadio 100,7 MHz.